ma ei tea, viid sinna mingi automaati. Mingi asi nii-öelda saaks uue elu, et sa ei viska kohe mingit nii-öelda asja siis ära näiteks, et alla rääkides riietest, et üldse tegelikult nii-öelda mõne jaoks uued riided saab osta üldse kuskilt Umanast, kuskilt nii-öelda taaskasutust, et sa annad see asjadele nii-öelda uue elu, see on taaskasutus minu silmis. Taaskasutus on vanade asjadele uue elu andmine, nende ümbertöötlemine, korduv kasutamine, parandamine. Taaskasutus on näiteks oma sõpradele oma riiete annetamine või viimine see kaltsukatesse. See on uus nagu teise elu andmine asjadele. One man's trash is another man's treasure. Mitte midagi. Mitte just kõige rohkem. Ma arvan, ma midagi tean. On olemas taaskasutuskeskused, kuhu saab enda riideid viia. On olemas riidekonteinerid linna peal, kuhu saab samuti riideid viia ning igasugused teise ringi kauplused. Eks ma ikka midagi teen, eks ma olen millalgi siin sattunud nendesse taaskasutuspoolidesse asjadesse ikka. Много магазинов есть с бэушной одеждой, и некоторые их покупают, у кого-то нет много денег, например. Üle tootmine, see kõik see, mis on fast fashion, väga halb, siis tulebki nagu taaskasutada, you know. Ei olegi oluline. Näiteks inimesed, kes ei saa riideid endale osta, siis saavad nagu kaltsukatest odavamalt neid või sõpradelt. Kuna nii palju toodetakse üldse maailmas asju, selles on asi nagu, ja kokkuvõttes ma arvan sellepärast see ongi, et kõik ei läheks nii-öelda raisku, nagu, et asjad saaks uue elu. Как раз для людей, которые не могут позволить себе одежду, такую дорогую, например, и плюс, чтобы просто не выкидывать одежду, а кому-то пожертвовать, например. Ma arvan, see keskkonna mõistes väga oluline, et kuna tekstiilitööstus on üks suuremaid keskkonnasaastajaid, siis me kõik peaksime andma oma panuse, et võimalikult vähe tekstiilijääk jõuaks prügimäele ja me neid ikkagi taaskasutaksime. Ei. Ja, mingil määral. Ja, muidu. No ja ikka. Hei, kas sa tunned muret riiete ületarbimise pärast, et see tekitab meie planeedile tõsist kahju? Ehk tahaksid selle probleemi jaoks midagi teha ning seda muuta, kui te ei oska? Pole hullu, meie aitame. Kui kõigepealt väikene sissejuhatus teemasse. Aga mis on üldse taaskasutamine? Taaskasutamine ehk millegi uuesti kasutamine on erinevate tekkinud jäätmete ümbertöödatuna kasutuselevõtt. Kas teadsid, et ületarvitamise ja kliima soojenemise üks kõige suuremaid põhjustajaid on selline asi nagu kiirmood? Kiirmood, inglise keeles fast fashion, on pidevalt ning kiiresti muutuv moetrend. Selle tööstuse ärimudel toetub riiete kiirele tootmisele ning nende müümisele võimalikult odavate hindadega, mis meelitab inimesi ning kliente võimalikult kiiresti tooteid ostma. See teeb kiirmoest ühe kõige tulusama ja ka kõige reostavama tööstusharu kogus maailmas. Ületarbimine on sellel sajandil kõvasti kasvanud. Iga aasta visatakse pea mitu miljardit tonni riideid prügimäele ja jäetakse sinna pikkadeks aastateks lagunema. Kuna maha jäetud riided on tihtipeale massilised ning tehtud ka sünteetilistest materjalidest, lagunevad need looduses veelgi pikemat aega. Selle tulemusena väheneb planeet Maa ökosüsteemide kandevõime ning laguneb ka osoonikiht. Kuna muutused ökosüsteemides on nii suured, siis mõjutavad need tõenäoliselt ka meie tulevasi põlvkondi ning hetkel toimub massiline elurikkuse hävimine. Aga miks on üldse riiete ületarbimine nii levinud asi? Põhjus on aga lihtne. Nimelt tahavad suur osa inimesi omada palju rohkem asju, kui ne tegelikult vaja on. Pidevalt luuakse uusi kollektsioone, millest inimesed ei taha ilma jääda. Lisaks pannakse toodetele ja riietele madalaim hind, et neid ostetaks. Ka internet ja sotsiaalmeedia mõjul on uute trendide levik kiirenenud, kuna inimesed tahavad vahetada oma vana kohe uue ja trendikamaga. Ostmise puhul ei mõelda sageli heale kvaliteedile, vaid heale hinnale.
Kusjuures kiirmaatööstused toetuvad suures osas just psühholoogiale, mis julgustab inimesi uusi asju ostes saama kiiret rahulolu ning populaarsust. Lisaks on väga levinud ostutrikk rohepesu, mis tähendab seda, et isegi siis, kui riideetiketil on kirjas, et riie on taaskasutuslik, siis tegelikult see nii tõele ei vasta. See on vaid ostunipp, mille järgi inimesi rohkem ostma meelitada. Aga miks me üldse nii palju tarbime ning eriti veel kiirmoodi? Siia tuleb appi meile taaskasutus ehk uute jäätmete ringlussevõtt ja neile uue elu andmine. Kui taaskasutad enda riideid ja asju, säästad nii energiat, raha kui ka loodust. Päris hea variant ju. Mida me veel reaalselt saaks teha, et uute asjade tarbimist vähendada, et taaskasutusele rohkem ruumi anda? Näiteks oma riiete sõpradele või tuttavatele andmine. Riiete ümberdisainimine, Õmblemis- ja parandamisoskuste arendamine, riiete abil, mida enam kanda ei saa, ning läbi selle luua oma vana riide kangast mõni uus ese või riie. riiete korduv kasutamine majapidamises näiteks puhastuskangana. Oma vanade, kuid ka korralike riiete mõnda uuskasutuspoodi viimine ning sealt ka iseendale uusi ja vajalikke asju osta. Suurimad uus- ja taaskasutusega tegelevad poed Eestis on Paavli kaltsukas, Sõbralt sõbrale, Basaar, Päästearmee, erinevad kirbukad, näiteks telliskivikirbukas, Humana, uuskasutuskeskused ning kuulsad on ka e-taaskasutuspoed, näiteks Jaga. Kas teadsid, et tekstiilitooted võtavad tohutul hulgal vett ning nende värvimine põhjustab ligi 20% maailma veereostusest? 2700 liitrit vett kasutatakse ühe puuvillase T-särgi valmistamiseks ning see on kogus, mis kataks ära ühe inimese 2,5 aasta joogivee vajaduse. Erinevate tekstiilkiude valmistamiseks on ka vaja suures koguses maad. Ühe Euroopa Liidu elaniku kohta kasutatakse riiete ja jalatside valmistamiseks keskmiselt 9 kuupmeetrit vett. 400 kuupmeetrit maad ja 391 kilogrammi toormaterjale ning maailmas ära visatavatest riietest töödeldakse ümber uuteks vaid 1%. Mõistagi ei pea me kõiki asju alati taaskasutama ega ostma endale kõiki riideid just teise ringi poodidest. On loogiline, et mõndasid asju ostame me endale täiesti uutena. Kui aga riiete ostmisel suurema osa taaskasutame, on see juba nii suur samm meile kui ka loodusele. Samuti oleks riided ostes tark mõelda, kas me neid ikka päriselt ka vajame või tahame endale lihtsalt kappi uusi asju koguda. Nüüd võtame aga videost õpitu mõne kinnistava kordamisküsimusega kokku. Me loodame, et see video aitas sul natukenegi rohkem aimu saada taaskasutusest ning selle vajalikkusest maailmale ning sellest, miks oleks alati pigem parim variant. Ja liitunud taaskasutama!